Maria Zakrevskaja-Beckendorf-Puutberg ehk Mura Puutberg oli legendaarne Eestiga seotud naine, kes teenis Briti salateenistust ja kuuldavasti ka Vene luuret, oli vabaabielus Maksim Gorkiga ja Herbert Welsi armuke. Graafinna Beckendorf oli Jäneda mõisa omanik. Jäneda Pullitalli teatris mängitakse temast jutustavat lugu Pärast surma Jendalis. Jendali lossis ehk Jäneda mõisas on pärast surma kokku saanud Maria Zakrevskaja-Beckendorf-Puutberg, Herbert George Wells, Maksim Gorki ja graafinna Beckendorfi tütar Tatjana. Sideme tänapäevaga loob ehistlase koondkuju. Urmas Lennuki kirjutatud ja Hendrik Toompere lavastatud lugu põimib revolutsiooniaegse Venemaa, Lääne-Euroopa ja tänapäeva Eesti. Millise kadestamisväärse kirega see neetud Peterburi diktaator revis lõhki mu palvekirjad, mille ma kirjutasin, et nälginud luuletajatele, teadlastele eraldataks hirssi, küttepuid. Graafinna Beckendorfi ümber põimuvad legendid, kollase ajakirjanduse vaht ja tegelik ajalugu. Tõenäoliselt aitas ta korraldada attentaati Leninile ja teda võiks pidada eelmise sajandi alguse naisõiguslaseks. Lavastajal tekkis küsimus, kuidas selline naine karmidel aegadel üldse ellu jäi. Me alguses kahtlustasime, et ta on erakordselt tark, aga me lõpuks oleme jõudnud nagu selleni, et see tarkus seisneb selles, et ta võttis kõike kergelt, ühesõnaga erakordse muretusega. Ja see ongi nagu selle asja põhiline joon või toon, mida me tahame nagu edasi anda, sest ega me ausalt öeldes ei jutusta nüüd ju eluloolisi fakte siin ümber, et me ikka tahame, et kaasaja inimesele see tükk räägiks ikka meie ajast ka. Tüki autori Urmas Lennuki sõnul oli graafinna Beckendorf suur humanist. Loos pannakse palju rõhku tema ja tütar Tatjana suhetele. See humaansuse mõte ongi selles, et tegelikult kuskil taustal on keegi naine, kes päästab meie jaoks maailmakultuuri, maailmapoliitika, hoiab ära sõjad. Etenduse korraldab mittetulundusühing Raha ja seda mängitakse Jäneda Pullitallis 23. juulini.